Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Mina olen Meelis Väljamäe ja kui te olete kalendrit vaadanud, siis seal on käimas hoolega juulikuu, mis tähendab seda, et maasikad on ammu valmiskunud, juba ei ole otsas ja muud märjad tulevad kohe järgi. Ja sellepärast on juulikuus traditsiooniline see, et inimesed vahetavad oma külmkappe suuremate ja paremate vastu ja hoiustavad seal talveks kõike vajalikku. Ja külmkappide valimisest me täna räägimegi ja selleks ma olen siia kutsunud Indreku ja Regina. Tere tulemast! Tere! Tere hommikust! Vaatame siis üle, et kuidas külmikut valida. Kunagi ammu me oleme sellest rääkinud, aga vahepeal on kindlasti palju muutunud ja sellepärast tasub seda kindlasti meelde tuletada. Ja esimene asi ilmselt on ju tegelikult see, et välja mõelda, mis tüüpi külmikut sul tarvis on, eks ole. Kuhu ta läheb, kuidas ta ära mahub ja nii edasi, on mul õigus? No selle valiku aluseks ongi alati see, et võtad omale kõrgused, võtad oma mõõdud, mis sul vaja on, tahad sa jahekappi, tahad sa sügavkülma, juulikuust on sügavkülma ja siis juba poodi meie juurde anname nõu, leiame sükse õige mõõduga ja hea asja nüüd. Hakkame võib-olla sellest pihta, et külmikuid ongi nagu siis põhimõtteliselt laias laastus 3 tüüpi, eks ole, või 4 tüüpi tegelikult on siis tavalised külmikud nii-öelda, kus on siis nii sügavkülmik kui tavaline külmkapp ja need jahutavad omakorda siis suuruse ja disaini poolest erinevateks. Siis on eks ole sügavkülmik on ka 2 tüüpilisi, eks ole, kirst pluss siis selline tavaline sahtlitega külmkapp, sügavkülmik ja siis on jahekapp, mis siis on külmkapi osa ilma sügavkülmikuta. Et võib-olla hakkame nendest sellistest kõik ühes või universaalsetest pihta, et seal on ilmselt ju see, et kõige väiksemad on sellised, mis käivad siis nii-öelda tööpinna alla või on siis pisikesed, eks need põhiliselt mahuvad pigem väiksesse korterisse suvilasse, et seal see sügavkülma osa on hästi pisike ja need on kapis sees, et temperatuur on väiksem ja sinna väga palju ei mahu ega ka ei kannata kaua hoida, eks ole, sügavkülmas asju sellises pisikes külmikus. On mul õigus? Jah, see on selline, ei saa öelda hädakapp, aga ta ongi ruumile vastavalt, et kui on ikkagi pisike ruum ja palju ei mahu, siis panedki pisikese ja seal on ka veel valikud tõesti, et kas on siis ongi jahekapp või siis on külmik, et koos sügavkülmaga ja mille sees siis, tööpinna alusel alati on sügavkülm tilluke 10-12 liitrit. Just jäätisepaki, pelmeenipaki rohkem ei mahuta. Just. Natuke jääd. Ja natuke jääd ka, jääd on kõige tähtsam. Seal on ka, tegelikult on ju see ka, et sa pead ikkagi vaatama, palju sellel sügavkülmikul neid tärne on. Et osad külmikud sügavkülmikuga on mõeldud lühiajaliseks säilitamiseks sügavkülmas. Ja väikestel vist ongi, ei ole äkki üle 2 tärni, ei ole, nad isegi vist tihti ei suuda -18 teha. Just, et see -12 on see osadel. Jah, just, et ongi iga tärn annab sulle -6 kraadi ja siis kui on 2 tärniga, siis toiduainetel on alati ette nähtud see külmutustemperatuur või nii-öelda siis miinustemperatuur ja vastavalt sellele sõltub siis ka aeg, et see väike külmik tavaliselt üle -12 teha ei saa. Just, ja kui sul on siis külmkapp, mis külmutab vähem kui -18, siis see toiduainete säilivus kukub nagu päris märgatavalt, eks ole, et tavaliselt et kui siin -18 asjad kestavad pool aastat kohati isegi, siis seal nagu peab vaatama seda, et need asjad, mis sügavkülmas pisikeses on, tuleks suhteliselt kiiresti ära süüa. Ta on jah see kui tarbekülmik nii-öelda, et ostad sisse, tarbid ära, et sinna ei ole mõeldud nii, et sa teed marjad või mahla või teed valmis ja paned sügavkülma, need on ikkagi mõeldud 3 ja siis 4 tärniga kappidele. Et mina selles mõttes nimetangi seda harilikult suvile külmikuks, et kui sa korraks suvel lähed sille, sa paned asjad sille sisse ja siis kui ära lähed, tõmbad saba seljast välja ja ongi nagu korraks kasutamiseks, et siis on sellises kohta sobib see väga hästi ja tegelikult kuskil maakodus ega sul väga palju rohkem ruumi ei ole ka tihti külmikut hoida, eks ole, kui see selline pisike, kuhu peale saad midagi panna või ehitada kuskil tööpinna alla ja sinna peale paned, ma ei tea, väikse nõudepesumasina kaskanta või selle laua peas, eks ole, et selliseid asju tehakse nagu päris tihti või mikrolainahju või midagi muud sellist. Tänapäeval osadel kappidel on juba välistemperatuuri lubatakse ka miinusesse minna osadel külmikutel. Seda kusjuures on palju küsitud ja minu jaoks on see uudis, et tegelikult just see ongi jällegi suvile värk, eks ole, kui sul seal ta seisab ja sa ise kohal ei ole ja siis ta väljas läheb miinusesse, siis mis siis saab, eks ole, paljud ei luba seda või kannata seda, eks ole. Ja paljud ei luba, aga mõnel tootjal siin vist Hisensil on, Pekol on, Liberil on selline, kus võib välistemperatuur juba ka -15 olla juba. Et siis töötab sügavkülm ka seal edasi, nii et kui ta kuskil sul suvilasse jääb ja seda temperatuuri kannatab, siis saad oma marju hoida. Aga see on ainult sügavkülmik? Ainult sügavkülmik, jahekalmik. Mitte kalmik, vaid jahekülmik. Sel juhul ei tööta.
Nagu huvitav. Okei, aga ühesõnaga sellest me õppisime ka loomulikult seda, et kui teil on tavaline külmik, siis seda ikkagi miinusega hoida ei tohi. Just, eriti töötavas. Kindlasti peab jälgima, mis on lubatud see ümbritsev temperatuur seal. See sõltub kliimaklassist, eks ole, vist on selle nimi ja seal on need tähed, mingid SN-id, SNT-d ja muud sellised asjad ja siis vastavalt sellele, see on juhendis tegelikult kirjas, eks ole, et mis temperatuuri vahemik, kuidas siis sobib. Et see on ka sellepärast, et meil nüüd siin meie kandis on ka tekkinud kuumalained, aga tegelikult ongi probleem selles, et ka liigse suure temperatuuri, kui liiga kuum on ümberringi, et siis ka külmikud peavad rohkem tööd tegema, eks ole. Sellepärast on juuli, juuni, august, mis on kõige soojemad, on ju meil põhilised külmikuvahetuskuud, sest eriti need nõukogudeaegsed külmikud kipuvad siis nagu otsi andma. Nad lihtsalt, koormus läheb nii suureks, et mootor töötab ja siis ta lihtsalt sureb maha. See töökoormus on niivõrd palju, tänu välistemperatuurile on töökoormus niivõrd palju suurem. Seda võib juhtuda ka ilmselt siin tulevikus, kui meil ikkagi tuleb siin samamoodi nagu mujal Euroopas 40-kraadised sued, siis läheb päris karmikseks. Seda rohkem me tegelikult neid külmikuid ju kasutame. Et meil oli ka üks üritus, kus oli jahekapp oli väljas siis nii-öelda terrassil ja siis tuldi ka kastidega pandi siis see jook sisse, siis tuldi küsima minu käest, et kuule, et sina kui tootejuht, et äkki ütled nüüd, millal need joogid külmaks lähevad, on ju. Kui te panete just tepslisse, laete ääreni täis soojasid jooke. Ülehobseks, jah. Isegi, tavaliselt öeldakse, kui ostad uue kappi endale, siis kas sügavkülma või siis jahekapi või kombinatsiooni, see öeldakse 3 päeva on umbes selline aeg, kus kapp saavutab oma kõik õiged sisetemperatuurid ja õiged tööhääled. Et kuni 3 päeva läheb aega, nii et jah, uut kappi kohe täis laduda pole pointi. Ma mäletan, et juhendites on ka enamasti kirjas, et kui sa ostad kappi, siis 24 tundi lase tal tühjalt töötada kõigepealt, ta saavutaks mingigi temperatuuri, eks ole, sellise õige enam vähem ja siis hakka sinna toitu sisse panema. Okei, aga järgmised kapid siis nagu suuruse poolest, kui me ülespoole lähme, siis on ju tegelikult sellised vanasti nimeti jenkitüüp või sellised üleval sügavkülmaga kapid, eks ole, et millel on siis ikkagi juba -18, aga mis mahutavad vähem ja siin on nagu maitse asi, eks ole, et tavaliselt need üleval sügavkülma kapid on siis väiksemad, on soodsamad, eks ole, aga nendel siis eriomadus ongi see, et sügavkülm on üleval, mis tähendab seda, et see osa, mida sa harvemini kasutad, on sul nagu paremini kättesaadav ja see osa, mida sa tihedamini kasutad, sinna pead kõvasti kummardama, eks ole. Et sellepärast, see vist, kui ma oleks õigus, et sellist tüüpi kappide müük nagu väheneb järjest. Nende valik on tegelikult ju suht väikene, vaadates protsentuaalset osa kogu selles suures külmikute listis siin meie poes vähemalt, siis jenkitüüpi kappe meil äkki mingi 8-10 maksimum ja seal siis sõltub kõrgusest, kuskil 160 centimeetri juures on niisugused kõrgemad ja lähevad seal kuskil 120 juurde siis välja, sinna kanti ja jälle see natukene pisem. Meeldib tihti vanematele inimestele millegipärast, sest kunagi olid niisugused kapid ja jäibki küll nii-öelda pakud ja soovitad, et teistpidi kappi on nagu mugavam pole kasutada, et pead vähem kummardama, sest jahekappi sa kasutad kuskil 85% rohkem kui sügavkülma. Aga millegi osadele inimestele lihtsalt meeldib selline lahendus. Ja aga valik nendes on tõesti väikene. Just, minu arust tundub ka, et see kummardamise küsimus on seal, et tavalise külmkappi pead sa kõvasti vähem kummardama, kui sügavkülma juurde sa lihtsalt satud niivõrd palju harvemini. Ja siis ongi tegelikult järgmine asi ongi ikkagi selline klassikaline külmik, nagu mida me kõik külmiku peale mõeldes, nagu esimene asi pähe tuleb, eks ole, on see tavaline, kus sügavkülma osa on all ja siis külmiku osa on üleval ja seal on pilt ikkagi nagu üsna keeruline või mitte keeruline kirju, sest et seal neid on nagu väga palju, eks neid on nagu sadu erinevaid ja värv on erinev, laius on natuke erinev, kõrgus on palju erinev ja seal ma ei teagi, mis seal nagu need olulised asjad on, et vanasti oli see, kas võtta jäävaba või mitte jäävaba, siis tänapäeval ega vist samamoodi hakkab ära kadumus ja mitte jäävaba osa, neid on väga vähe järgi jäänud, on mul õigus. Jaa, eks seda nii-öelda mitte jäävaba kappi, seda tehakse vist eelkõige ikkagi ainult hinna pärast, et ta lihtsalt on natukene soodsam. Aga mugavuse pärast, jälle suur osa inimesi küsib kohe, kas on hooldevaba kapp või mitte, et keegi viitsi ega taha seda teha, sest kui sa külmkappi oled ju täis pannud, siis selle sulatamine on siuke protsess, et ta ei võta ajaliselt küll kaua, saad ju mingi tee kas või fööniga, saad ju väga kiiresti üles sulatada selle. Ei, mul on täitsa inimesed öelnud, teevad fööniga. See on ikka päris õudne. Et sulatavad kapi kiiresti üles ja tagasi, aga sa pead ju suvel, kui aastas peaks korra või siis 2 tegema seda sulatust,
siis sa pead ju kuskil mujal hoiustama samal asju või siis lihtsalt reaalselt söödki kapi tühjaks ära ja siis mul on nüüd plaanitud, et ma teen pühapäeval selle külmkapi hooldused teen ära. Minul on küll manuaalse sulatusega külmkapp ja ma vist ka äkki olen nüüd 3 aasta jooksul 2 korda teinud seda. No on olemas muidugi natuke uuemad tehnikad seal külmkapi sees, eriti just sügavkülmas, mitte ise hoolduvatel kappidel. Sügavkülmas on need jää tekkimise osakaal on tegelikult kõvasti vähenenud võrreldes kunagisega, et kui klassikaline lahendus oli ju selline, et need külmutuselemendid olid sügavkülmas sees kogu aeg, siis nüüd on väga paljudel kappidel peidetud seinte sisse ja siis vähemalt tootja väidetel tekib kuskil 60% vähem jääd sinna sisse. Tähendab seda, et ümbrus, kuhu saab see jääd adestada. Just, et sa peadki jälgima siis seda jää tekkimist, kas siis sinna seina peale ja vanemal lahendusel, kus külmutuselement oli sahtli all, sa pidid vaatama selle, kas see läheb jäässe, et kui sul sahtel ikka enam ei liigu, et sa lihtsalt rebid katki seal sees kõik. Et sellepärast ja siis pidid üles sulatama, aga see, kui nüüd see uus lahendus mitte ise hoolduval kapil on külmutuselemendid seinte sees, siis sahtlid liiguvad vabalt ja nende pead sa sulatamist tegema, ma mõtlen aastas võib-olla korra, kui üldse sedagi sõltub sellest, kui intensiivselt sa sügavkülma nii-öelda lahti ja kinni teed. Just, siis iga lahti tegemisel tuleb soe õhk sisse ja ta kipub seda jääd. Ja siis ma saingi aru, ma jälgisin, kus kohas see jää tekib, sest ma ise nagu väga sügavkülmas midagi toimetamas ei käi, on ju. Laps käib kogu aeg sealt jääd võtmas. Ja siis vaatasin, kuidas seda jooki endale valmistatakse, siis sügavkülmi uks tehakse lahti, võetakse see jääanum sealt, siis minnakse laua juurde, tehakse oma jook valmis, uks on lahti. Uks on lahti samal ajal. Jumala soe on õues, toas on 27 kraadi. Siis teeb oma joogi ära, siis paneb selle resti sinna tagasi ja uks kinni on ju. Ma mõtlesin, et äkki saaks niimoodi, et paned kohe kinni. Vaata, see on 2 ühes ja jahutab tuba ka samal ajal. Just. No see jahutusefekt on ikka väikesel, aga termosokk külmikule on jälle suur. Sest soojas õhus on ju niiskust nii palju, et see seda kapile seda halba ja seda jääd sinna sisse tekitabki. Just üks tarkus minu arust, parandage mind, kui ma eksin, aga mulle on jäänud mulje, et üks kaval nipp, kuidas vähendada jää tekkimist on see, et hoia oma sügavkülm täis, eks jääd tekib siis, kui seal ei ole toitu sees. Mida vähem on, seda rohkem seda kipub tekkima. Minul oli kodus kunagi üks mitte jäävaba külmik, mis ühel hetkel avastan, et jube palju tekib sügavkülma jääd ja siis ma lõpuks sain aru, et et see on tegelikult sellepärast, et mul on sügavkülma osa tühi ja nii kui ma selle toitu täis toppisin, nii hakkas seda jääd vähem tekkima. Et see on nagu huvitav fenomen. No eks see ongi, kõik need produktid, mida seal sees hoiad, eks nad akumuleerivad, nii et nad jahtuvad maha ära ja siis see termosokk, midagi sinna juurde lisades, see termosokk sellele kapile lihtsalt on niivõrd väike, et ta ei tekita seda jää või seda niiskusosa nii palju sinna sisse. Et see on täitsa õige. Ehk siis hoidke oma sügavkülm täidetuna ja praegu marjade ajal on see nagu eriti hea see kohe ära täita erinevate tervislike vitamiinirikaste asjadega. Tegelikult on ju ka see, et ta ei võta, selles kui sügavkülmik töötab tühjalt või kui on toitu täis, siis sel ajal, kui see toit on juba maha jahutud peale seda, et ta ei võta enam rohkem energiat, võib-olla vastupidi, kuna see nii-öelda täiskapp, sama akumuleerumine, eks töötab, et ta aitab hoida seda temperatuuri stabiilsena ja tänu sellele võtab vähem elektrit ka. Ja aga meil varsti peaks tulema isegi külmikut, kus sa saad selle või sügavkülma osa saad muuta jahekambriks. Et kui sa seal ei kasuta seda, et siis sa muudad selle lihtsalt jahekambriks. Side-by-sideidel on isegi olemas juba. Mõni mudel on juba olemas tõesti, kus on osa sügavkülmast on muudetav jahekapiks. See on tegelikult väga hea universaalsusega, et sa saad ise valida, mismoodi, eks ta kasutab väga äge. Kas sellistel, üks asi ongi see, eks ole siis, et jäävaba ja mitte jäävaba, et vanasti räägiti seda, et jäävaba tarbib rohkem elektrit ja teeb rohkem häält ja seda, need on kõik tänapäeval juba nagu sellised pigem müütide nimekirjas olevad asjad või? No eks valdavalt kompressorid, mootorid on juba niivõrd heaks muutunud ka jäävabadel kappidel, et kui seda numbriliselt seal detsibelle peal vaatad, siis nende hääl on muutunud juba ikka 2-3 korda madalamaks, kui oli kunagi. Nii et saad samas ruumis ka magada ilusti. Praegu avatud köökide ajastul on see nagu üsna oluline, et see vaikus oleks majas. Ja alati soovitaks kindlasti jälgida ka seda detsibelle, et erinevatel tootjatel nad on, mida soodsam tootja tihti, seal võib-olla siis pööratakse sellele heliisolatsioonile seal vähem tähelepanu, kallimad tootjad või siis keskmisest natuke kallimad tootjad, nemad pööravad jälle rohkem rõhku sellele. Ja detsibellide koha pealt on ka, kuna see on logaritmiline number, siis see keeruline sõna, aga see tähendab tegelikult seda, et kui
heli muutub 6 detsibelli võrra vaiksemaks või valjemaks, siis kõrvale tundub see 2 korda rohkem, vähemalt 2 korda, et selles mõttes see vahe numbrites tundub pisike, et sul on 2 külmkapi vahe on 3 detsibelli, aga tegelikult see 3 detsibelli võib olla 1,5 korda vaiksem. Helirõhk peaks vist olema ju 2 korda tegelikult, 3 detsibelli puhul peaks olema helirõhk 2 korda erinev. Just, et ehk siis ikkagi see vahe võib olla suur. Teine asi muidugi see, et detsibelli number võib olla väike, aga inimeste kõrvalt kuulevad helisid erinevad, sagedust peale erinevad, ehk siis sõltub sellest, kui madalat urinat kuuleb inimene võib-olla vähem kui sellist keskmise sagedusega pininat, eks ole, et see võib nagu rohkem kõrva jääda isegi, et sõltub ka sellest, mis moodi või missuguse tämbriga see urin või vilin seal külmkapil on, eks ole, et ja loomulikult tootjad kõik teevad kõvasti tööd sellega, et seda heli ikkagi, eriti häirivat heli vähemaks võtta ja nad on sellega üsna hästi hakkama saanud, sest praegu mulle tundub, et uued kapid on ikkagi kõvasti läinud nagu väiksemaks, kui nad vanasti olid. Jah, kui päris vanasti rääkida, siis kui oli päris freoon või olid niisugused vahegaasid, mille peal nad töötasid ja lihtsalt tänapäeva kapid lärmavad sellepärast, et need nii-öelda moodsad ja ohutud gaasid, nendel see külmutamise nii-öelda efekti või siis selle gaaside kokkusurumise ehk siis veeldamise ja siis uuesti gaasiks muutumise tagajärjel, selles protsessis nad teevad lihtsalt rohkem häält, et kunagine freoon ja siis seal oli veel paar vahegaasi, mis tänapäeva mõistes ei ole enam lihtsalt nii ohutud, et lihtsalt kui kapp lekkima hakkab, siis see lenduv gaas peab olema selline, et ta ei tee sulle osoonikihti uut auku sisse ega ise ka kodus ellu jääd. Et sellepärast kapid teevadki tänapäeval natuke rohkem häält, aga nüüd seda nii-öelda maskeeritakse ja peidetakse ja üritatakse aina vaiksemaks saada. Mäletan, et nõukaaegsed kapid, millel oli siis radiaator, mis soojusvahetus tegi, oli ju väljas, eks ole, ja siis kompressorid olid sellised, et kui ta seisma või tööle läks, siis terve kapp pärises, eks ole. Ja seda oli kui äratas üles, eks ole. Et sellised asjad tänapäeval ikka enam ei ole, et asjad on muutunud, tehnika on läinud kõvasti paremaks. Aga üks asi, mille poolest mulle tundub, et tehnika on kõvasti paremaks, kui me juba sellistest üldisest kappidest räägime, siis teine asi, millest vanasti räägiti, oli see, et jäävaba kapp kuivatab toitu, et see on ka vist minevik, eks ole, et minul on kodus jäävaba kapp ja ma küll ei näe midagi ära kuivaks väga, et kõik töötab väga hästi. No mõnes mõttes see veel tegelikult kehtib. Jah, et see kehtib. Jäävaba kapp, tema töö põhimõte on ju selline, et ta nii-öelda siis eemaldabki sügavkülma jahutusõhust eemaldab niiskust. Ja temal siis nüüd on erinevad külmikud, kus mõnel on suurelt peal kirjas alla dual cooling või dual zone, siis seal on nüüd nii-öelda siis eraldi sellised lahendused, et näiteks jahekapi õhk tehakse eraldi, jahutatakse maha ja sügavkülma oma eraldi, et siis jahekapi õhku enam ei kuivatata niimoodi ära. Aga sügavkülma oma ikkagi kuivatatakse nii, et kui sa tahad päris sellist lahtiselt sa sinna midagi sisse panna ei saa, seda ikkagi paratamatult võtab niiskus ära. Et seda näiteks on ka jääga hästi näha, et kui sa paned jää lahtises kausis, näiteks jääkuubikud paned külmkappi, jäta selle nad sinna mingiks nädalaks, siis nad tegelikult lõpuks niisuguseks suureks tükiks nii-öelda sulavad nagu kokku, et kuna niiskust võetakse ära, siis nad omavahel vajuvad nagu aina rohkem kokku. Et ideaalis isehoolduval kapil ikkagi võiks toidu ära pakkida. Ja selline, ütleme siis vanakooli pappkarbi jäätis, ise olen täitsa testinud, mul on endal hooldavaba kapp, siis ta muutub selliseks natuke koledaks lõpuks, kui sa jätad selle sisse. Plastkarbis jäätis ega juhtu mitte midagi, sealt ta seda nii-öelda niiskust kätte ei saa, aga läbi pappkarbi ta ikkagi võtab seda niiskust sealt ka välja, nii et seda sa seal lihtsalt kaua hoida ei saa. Tegelikult enamus asju, osad asjad tegelikult kui sügavkülmutatud on ka pappkarpides, aga üldiselt ennem oli see nagu suurem probleem just jahekambris, aga nüüd on nagu see, et seda on vähem, kuna see jahutussüsteem on teistsugune, eks ole, eraldatud. Seda on parandatud kõvasti. Vanasti oli ka see, et oli aeg, kus tehnika viimane sõna oli 2 kompressoriga külmik ja siis see võttis palju rohkem voolu, sest et oli vaja eraldi, oligi siis 2 erinevat jahutussüsteemi 2 erineva kompressoriga, kes praeguseks on see ka ju ajalugu, kuna asjad on läinud efektiivsemaks, eks ole, on tehtud lihtsalt 1 kompressor, 2 erinevat kanalit, nagu sa just rääkisid, ja siis jahutatakse niimoodi, on mul õigus. Jah, täpselt nii. 2 kompressoriga enam lahendus vist. Meie valikus ma ei tea mitte ühtegi külmikut, mis oleks 2 kompressoriga. No eks seal ongi see, et kui ta just ei ole väga suur, väga professionaalne külmik, siis tegelikult ei ole tänapäeval tarvis, kuna see tehnoloogia on nii palju arenenud, just see 2-kanaliku süsteem või mitmekanaliku süsteem on nii palju arenenud, eks ole, et sul ei ole vaja lihtsalt 2 kompressorit, üks teeb selle töö ära palju väiksema voolutarbega. Okei, aga kui me lähme siit nendest nüüd sellistest klassikalist kappidest nagu suuremate klassikaliste kappideni, et meil on siin olemas side by side ja siis on French door. Mis asi on French door? 3 uksega on mul õigus.
ta võib olla ka 4 uksega, on ju. Okay. Et no vähemalt tal on lihtsalt sügavkülma sahtlid on nagu välja tõmmatavad. Sügavkülmak on sahtliga, eks ole, ja siis muidu on 2-poolne kapp ja siis 3. on siis sügavkülma sahtl on eraldi. Aga kas nendel on reeglina suuremad ja suhteliselt kallid, eks on hästi laiad tavaliselt? Ei ole 90 lai vist on see Hisense ju. No 90 ikkagi üsna... Neid on Samsungil on see klassikaline 91 koma, ümardame 92-ni ja hetkel meil on ka Hisense'i omad, mis on 70 laiad. Ma mõtlesin, et vist oli isegi kitsam. Hisense on 70 senti laiad. Whirlpoolil oli ka üks mudel, mis oli ka 2 uksega jahekapp ja siis oli 2 seda French shahtlit. Kas nendel on need nii-öelda ülemised kapid on mõlemad jahekambrid või üks on sügavkülm, kuidas need on seal tehtud? French style'il on alati jahekapp üleval ikka. Okei, mõlemad osad need. Ja sahtlid on siis viidud alla, kas need on seal siis 1, 2 või 3. Samsungi variant oli meil 1 suure sahtliga, mis oli omakorda siis segmentideks jaotatud või osadeks nii-öelda. Siis Hisense'il on 2 sahtliga. Ja seda ühte peaks saama muuta ka nii-öelda selleks värskustsooniks on ju. Nulltsooniks. Jah, nulltsooniks, kus on siis kuni -2 on ju. Okei. Räägime sellest ka, milleks see hea on. Toit säilib kauem värske. Aha, mida sinna pannakse? Eelkõige on ju nulltsoon on ideaalne asi näiteks lihatoodete, kalatoodete hoidmiseks, et kõik, mis eeldavad sul säilimiseks sellist, sa ei taha läbi külmutada, aga sa tahad näiteks, et oleks sul homme, ülehomme oleks nagu siuke ideaalne sealt kapist võtta, et sa ei taha teha sügavkülmutatud või näiteks võtad sügavkülmast mingisuguse toote välja, sa tead, et sul on vaja nädalavahetusel teha mingisugust head mingit steiki ja sa paned seda sinna nii-öelda nulltsooni sulama, et mitte ei sulata teda toatemperatuuril, mis siis kuivataks sul liha kiiresti ära või muudab liha pärast kuivaks, vaid ta teed talle siukse rahuliku 2-3 päevase sulatamise, võtad näiteks kolmapäeval välja, paned ta sügavkülmast nulltsooni ja seal ta sulab selle üles ja on siuke mõnus ja selline mahlane tükk pärast järgi. See nulltsoon on eelkõige selleks või lähed poodi, tahad teha kala, sul on vaja teha õhtul või käid hommikul või sul on õhtul vaja teha või käid õhtul, sul on järgmine päev vaja teha näiteks kala ka, et sa ei pea otseselt jää peal hoidma, vaid sa hoiatile seal 0, mõnel Liberi kappidel oli isegi said -2 sinna, nii-öelda biofresh tsoonist said osadele kappidele määrata -2 kraadi. See on selline temperatuur, kus ta nagu täielikult läbi ei külmu, pind on täiesti siukseks nii-öelda külmas osas, aga ta seest ei külmu täielikult läbi, ta lihtsalt hoiab selle võimalikult värske sinu jaoks. No osad on ka eraldi mingid niiskusregulaatorid, mis on siis köögiviljad jaoks mõeldud või mis nende mõte on? No see on see, et ta jälle sõltubki siis tootest, et kas ta hoiab sinu, mida nüüd toode ette näeb, et kas ta tahab rohkem sellist niiskest keskkonda või ta just ei taha, et niiskus sealt sahtlist välja viiakse. Selleks on siis siuke siibri või siis ribide süsteem seal peal, et tihti on see ka sinna ette nagu näidatud, et hoia nüüd õuna või juurvilja sellisel niiskusastmel ja hoia liha või siis juustu hoia siin sellisel nii-öelda niiskustasemel, et see on siis skeem seal ees, et sõltub täitsa tootest. Päris paljudel külmikutel ongi tegelikult üldse need nii-öelda sahtlid ja riiulid nagu määratud vastavalt sellele, mis kapis on ka erinev temperatuur, eks ole, kompressori lähemal on jahedam ja ülespoole tuleb. Neil on eraldi need tsoonid, kus tuleb õhk peale. Just. Ja siis päris paljudel on vanasti oli see, et on joonistatud pildid peale, eks ole, hoia seda toiduainet selles sahtlis ja seda selles sahtlis, eks ole, et sellised abistavad näpunäitid on kohe juures päris tihti. See on jah, nii-öelda toidupaigutuse lihtsustamiseks tehtud, sest tänapäeva külmikus sa ikkagi pead teadma, millisel riiulil sa kus mida hoida tohid, sest nagu ikka, kui ei ole otseselt õhuringlussüsteemi sees, siis kapil on ju füüsikaliselt on ju erinevad temperatuurid, kõige ülemine on kõige soojem, kõige alumine on kõige jahedam. Ja näiteks piimatooted on üks sellised, piim on kõige parem näide, et väga tihti hoitakse seda külmkapi ukse sees, aga enamus juhul seda ei tohi hoida külmkapi ukse sees. See on kõige soojem punkt üldse, mis on, et seal läheb kõige kiiremini käest ära, ühtegi lihatoodet ei tohi tegelikult kunagi hoida külmkapi ukse sees, sest see käib pidevalt lahti ja see on kõige soojem asi üldse, nii et piim, aga kui on selline väga moodne külmik, kus ongi õhuringlussüsteem, sa näed tagaseinas niisugused avad, LG-l on väga peen lahendus nii-öelda õhukardin, mis tuleb, kui osadel kappidel, kui teed jahekapi ukse ülevalt lahti, siis üleval servas ukse kohal on selline ribide süsteem, ehk siis tema puhub ülevalt õhukardina nagu olla, et kapis oleks igal pool võrdselt kogu aeg sama temperatuur, et sellistel sa valdavalt saad hoida ka piima selle kapi ukse sees, aga väga paljudel kappidel ei saa, et tehakse valesti seda.
mina kipun seda sama asja tegema, et ma hoian piima ukse sees just sellepärast, et see pakk võtab, kuna riiulid on nii tihedas, nad püsti ei mahu ja pikali on kehv, eks ole, ja siis on ainus koht, kuhu ta normaalselt püsti ära mahub, et see on nagu väikse kapi probleem ilmselt. Me saame sulle kohe uue kapi pakkuda, sellise, kus on osadel kappidel on nii-öelda alt kas teine või esimene riiul on muudetava pikkusega, et sa seal ees saaksid pikemaid asju hoida. Me võime sulle, tuled läbi ja ma näitan sulle kohe. Väga põnev. Okei, French Store'ist me oleme rääkinud, võib-olla räägime siia juurde veel ühest sellisest eritüübist ja see on siis integreeritav kapp, et seal on ka mingisugused erisused, mida peab vaatama, eks ole, et esiteks ta peab olema vaiksem, teiseks seal on, kui sa integreerid selle nii-öelda siis mööblisse, siis mööblil peavad olema, eks täidus mingid tingimused üleval allpool jahutusavad ja nii edasi, et räägime sellest ka, et kuidas nagu, mille poolest integreeritud kapp erineb. Üks on ka see, eks ole, et nad on vastavad rangelt siis mingitel standard suurustel, eks ole, et nagu köögid on ehitatud, see on ka üks asi, eks ole, et seal ei ole seda varieerumist ei ole nii palju ja nad on reeglina vist on siis ka natukene väiksema sügavusega, eks. Nii laiusega kui sügavusega, jah, integreeritav kapp, et ta oleks sul selle siukses harmoonias ümbritseva võib-olla siis mööbliga, nende mõõdud on tihti väiksemad ja rohkem standardiseeritud kui siis eraldiseisvatel, kus juba leiab igasuguse laiusega tänapäeval kappe. Ja aga kõrgus on natukene muutunud, kunagi oli ka väga laialt levinud, olid ühe kõrgusega integreeritud kapid, tänaval leiad juba nii tööpinna alla käivad, natuke kitsamaid, siis standardsed püstiseisvad juba kõrgemaid. Meil on valikus näiteks integreeritavad kahepoolsed külmikud. Küll kallid, imeilusad, aga olemas juba on selle asju on ju küsitud. Et kunagi keitsid kogu aeg õlgu ja ei ole, ei saa ja ei tule. Toki French tüüpi on Liiberil olemas täiesti, et 2 uksega see jahekapp ja siis on 2 sahtliga sügavkülmik integreeritud. Paned oma mööbliuksed siin ette. Just. Ja nende valiku puhul alati ongi siis see, et ega inimesed tulevad ja käivad, et köögi ehitamine käib, et nende puhul tuleb ikkagi mõõtu tuleb arvestada, et seal ei kannata sul pluss-miinus 1 sentimeetriga üle panna, et seal pead ikkagi tegema nii, et nagu joonis näitab ja tuleb vastavalt sellele nagu valida. Ja integreeritud külmiku valikul on tõesti nagu kõige olulisem ongi see mõõdud ja pluss siis uksepaigaldusviis kindlasti endal. Kui sa tuled just vahetama. Nagu üldse aru saanud, et kas mille poolest uksepaigaldusviis erineb, kas see nagu on ka mingi kriteerium, mida pead sa mööbli valimisel arvestama või mitte või kuidas see on, või siis see, et kui sa vahetad kapis, peab sama uksepaigaldusviisiga olema niimoodi on? Sõltub nüüd tüübist. Valdavalt on need uksepaigaldustüüp 5 on 2, on nii-öelda siinidega ja teine on uksele. Ja kui nüüd kunagi on valitud sul külmkapi lahenduseks natukene soodsam, selline omavahel liikuvad ustega see siinidega süsteem, siis sinna saad sa hiljem endale paigaldada ka uksele kapi. Okay. Ehk see uks mingisugust erilahendust seal ei nõua ega ei piira, saad lihtsalt sellel mööbliuksel hinged ära võtta ja saad uksele kapile mööbliukse ette riputada. Aga vastupidi on juba keerulisem, sest siiniga lahendusel on mööbliuksel endal on hinged. Aha. Ja neid kui sul on kunagi tehtud mööbel selline, et sul oli uksele lahendus, kus külmkapi uks võttis mööbliukse enda peale raskusega, siis siini peale minnes või nii-öelda näiteks tahad kas minna soodsamale lahendusele või sulle lihtsalt meeldib see siiniga lahendus rohkem, siis seal on vaja mööbli sisse nende hingede augud freesida ja neid on koha peal, on nagu väga keeruline teha seda freesimist sinna. Okay. Ehk siis kokkuvõttes on nii, et kui sul on kunagi olnud siiniga kapp, sinna sa uksele saad panna ja ka uue siiniga kapi saad panna, aga vastupidi kapile sa saad ainult panna siis nii-öelda uksele kapi. Okay. Siiniga on keeruline, väga-väga keeruline. Et see huvitav, ma hakkasin mõtlema, et ma ei tea, mis tüüpi mulle tundub, et on siinidega, aga... Kõige lihtsam on seda näha, kas sul on siiniga või uksele. Siiniga kapp on selline, kui sa ukse avad, siis mööbli uks ja külmkapi uks liiguvad. Ja, siis ta on ikka siinidega. Ja, Samsungi külmik on iseenesest. Samsungil on see mööbli uks on jah, et sa paned nagu külmiku kappi sisse. Et mööblil on uks sees juba. See on siinidega. Okei, siis ta on vastupidi, kui uksele. See lihtsalt toimub mingisugune omavahel liikumine ikkagi toimub. Siis sa näed, et nad liiguvad omavahel. Kuigi Samsung on teinud valdavalt ainult uksele lahendusi. Siiniga on tal ülivähe olnud. Elektroluxil aegeel on suur osa on just siinidega ja üksikuid saad siis uksele. Liiberil on mõlemaid valikuid. Boschil Siemensil on mõlemaid variante olnud
kuigi viimasel ajal ka rohkem uksuksele ja Liberil on ka mõlemad, kuigi Liberil on suurem osa on uksuksele lahendus. Okay. Ta on odavam minu. Ta on natukene soodsam lahendus on see siiniga. Ta ongi nii, et kui sa suletud asendis, sa ei saa mitte midagi aru, kumb on erinev. Lihtsalt see, kus sa teed kapi, ütleme 90 kraadi avad, siis sa näed, kus külmkapi uks liigub või selle mööbli ukse, see siin hakkab külmiku ukse tagant lihtsalt paistma välja. See on ainult avatud asendis, et muul juhul põhimõtteliselt pole seal mitte mingit vahet, et lihtsalt see, mis sul endale meeldib, sobib, visuaalis lihtsalt ilusam paistab, avatud kujul, muus osas ei ole seal mitte mingit vahet. Et selles mõttes jah, ja teine asi, mis ongi, millega tuleb arvestada, on see, et eks ole, kuna ta läheb mööbli sisse, ta peab sinna mööblisse ära mahtuma, siis tavaliselt on integreeritud külmikutel natuke väiksemad mahud kui sellistel eraldiseisvatel minu arust, eks ole. Et mul on endal see probleem, et ma tahaks, et sügav külm oleks suurem, aga no siis sul on võimalus osta kõrgem külmkapp. Just, mul tegelikult ongi mööblis on tegelikult üleval piisavalt palju tühja ruumi, et ma saaksin osta kõrgema külmkappi, aga praegu ma ei raatsi seda teha. Aga sa saad osta valdavalt kõrgema jahekapiga, mitte sügavkülmaga. Yeah. Sügavkülma, sügavkülma ukse kõrgus on väga tihti standard ikkagi, ka integreeritud kapil. On üksikud, mis on natuke madalama uksega, on üliharuldased, mis on natuke kõrgemaga, aga kui sa tahad oma endise integreeritud kapi välja vahetada uue vastu, siis valdavalt sa kõrgema jahekapi saad, sügavkülma maht väga ei muutu. Tähendab seda, et tuleb ikka eraldi sügavkülmikust. Kusjuures on väga palju on, või mitte väga palju, aga on osad kliendid tulnud, kellel ongi tõesti mingi 10-12 aastat tagasi ostetud külmik ja nüüd on vaja välja vahetada ja mingi erilahendusega veel, et madal sügavkülmik ja kõrgem jahekapi osa, et siis nagu tänapäeva valikust on nagu juba suht keeruline leida sarnast. Ja tihti on see, et kunagine kapp, näiteks sama kõrgusega kapp, võtame integreeritava kapi standardkõrguse kuskil 178 senti, tema näiteks 10 või 12 või 15 aastat vana kapp võis olla mahukam seest kui uus, sest energia niisugused säästu tingimused on muutunud selliseks, et tootjal on kõige lihtsam hoida kapi puhul elektrienergiat kokku sellega, et tehakse kapi siin paksem. Ta annab lihtsalt võimalikult vähe seda, siis seda soojusvahetust tekib võimalikult vähe. Ja siis on see, et vaatad, kõik on täpselt sama, kapi suurus on sama, aga litraaž on sees väiksem. Ja kunagi lihtsalt ei olnud nii oluline see energia jälgimine, väga palju seda jubitanudki see kunagi. Tahtsid lihtsalt ostad kapi, mis meeldis. Oli palju mahtu sees ja sobis ja tänapäeval vaadatakse energiaklassi, aga see tuleb tihti mahu arvelt. Jah, seda on näha, et uued kapid, seinad on läinud kõvasti paksemaks, kui vanasti. Ja üks asi, mis ongi tegelikult, millest me ennem natuke mainisime, integreeritava kapi puhul on hästi oluline see, kui palju või vähe ta müra teeb. Et minul oli ka see mureks, et ma valisin kappi ja siis mõtlesin ka, et eelarve läheb jube lõhki ja siis tuli võtta soodsam kapp ja siis mõtlesin, kas ta teeb nüüd palju müra või ei tee, et mul on ta põhimõtteliselt elutoas ikkagi avatud köök, eks ole, ja see lahendus on selline, et suhteliselt pisike korter, et ta on suhteliselt diivani kõrval ja siis mõtlesingi, et kas ta hakkab mind nüüd tohutult häirima ja tegelikult ma tunnistama, et üllatusega ma ei kuule üldse teda. Kusjuures nad ongi vaiksemad minu arust, kui osad eraldi seisvad isegi. Pluss sa paned selle veel mööblisse. Okei, aga kapi paigutuse puhul, eks ole, ma korraks mainisin, aga mööblid ehitajad kindlasti teavad seda, et peab olema siis, eks ole, see õhu läbijooks, eks üleval peab olema ava, mööbli seesegil on juba ette tehtud see ava ja all on siis, kus on sokkel sees on tavaliselt, siis pannakse ette selline jahutusvõre, eks ole, kust ta see õhku sisse tõmbab, et alt oma sisse ülevat laseb välja, eks niipidi just. Et see on hästi oluline, et kapp peab olema hästi ventileeritud, et see õhu liikumine peab olema tagatud. Jah, see ongi, kui mööblit ju teed või planeerid, siis ega mööbli ehitaja tahabki alati inimese käest ju teada, et mis kapp sisse läheb, et vastavalt sellele joonisele või nii-öelda integreerimisjoonisele tehakse kõik vastavad täiendused ja modifikatsioonid sinna sisse ja siis pannakse see kappi sinna sisse, et seda, kui sa viimasel hetkel midagi, kui mööbel valmis ja viimasel hetkel midagi vahetama hakkad, vaata siis võib mõnikord minna keeruliseks, et tootja on näinud ühe asja, et mööbli ehitaja on teinud sellele esimesele valikule vastavalt nii-öelda lahendused sinna külge ja kui siis sa pole kappi kunagi ennem näiteks varem ära ostnud ja viimasel hetkel, kui läheb paigalduseks, enam seda saada pole, siis tuleb võib-olla midagi uut välja mõelda selle juures. Ja kõige hullem on siis, kui sa oled tellinud näiteks endale marmori tööpinna ja sinna on fresitud sisse auk ja siis tuleb välja, et su pliidiplaat on tegelikult teise suurusega ja siis isab veits karm. Polegi aga midagi teha, jah, uus tööpind, mis on väga kallis, eks.
aga üks asi, mis mind on kogu aeg huvitanud ja millele me ei ole nagu leidnud tegelikult head vastust, on see, et kui mõistlik või ebamõistlik on panna kõrvuti külmikut ja ahjust. Päris palju pannakse aga ahjud ju kõrgemale, eks ole, et siis nagu kas see nüüd isolatsioon on seal piisav või tuleks nad panna pigem eraldi? Ei, tänapäeva kappidel ega ahjudel enam mingisuguseid, kui need kõrvuti on, siis seal küll mingisuguseid piirangud pole. Nende termoisolatsioon on ikkagi niivõrd heaks muutunud nii ahjul endal, et ahi ei tohi väljastpoolt ju üldse kuumeneda, sa võid panna ta täiesti nii-öelda melamin või mis kattega keegi mööbli teeb, et tavaliselt puitkarkassi sisse, et see peab olema nüüd täiesti ohutu, nii et sa võid selle ahjus kasutada seda pürolüüspuhastust, mis on sul 500 kraadi juures, hoiab sul sõltub programmist 1,5 kuni 3 tundi hoiab ahju ja selle välitemperatuur ei tohi muutuda absoluutselt mitte mingisugult, mitte mingit moodi sinu nagu ümbritsevat mööblit ohustavaks. Et ja ka välised klaasid ei tohi tegelikult muutuda seal ju väga-väga tuliseks, et sa lähed mööda katsud, ja külmkapp samamoodi, et kui sa võtad eraldiseisva kapi ja katsuta külge ja see on tõesti soe, kuna seal on radiaatorid sees, aga integreeritaval kapil sa valdavalt külgede sees ei tunne mitte midagi, et nad on mõeldud täitsa mõeldud kõrvuti, ütleme, võib panna kõrvuti, sest nad on tegelikult, nende kapiraam on tegelikult ikkagi ümber erinev ju, et nii ahjul kui siis külmikul. Topeltraam on seal vahel, et kui sa paned ahju nüüd väga väikse külmiku alla ja sealt tuleb sul sooja õhku, kuna ahju ukse kohalt valdavalt tuleb selle ahju korpuse jahutusõhk välja ja sul külmik on selle kohal ja avad, siis loogiliselt siis läheb sooja õhk läheb tuppa. Just. Aga see on ka ainult siis, kui sa pidevalt avad samal ajal, kui sul ahi all töötab ja sa külmkapp pidevalt nagu avad. Või siis vastupidi pole mitte mingit vahet. Mäletan, et mingi aeg aastaid tagasi räägiti, et kui sa niimoodi kõrvuti pane, siis kindlasti pane sinna 2 mööbli vahele, pane siis mingi metallleht, eks ole, või midagi sellist, et seda tänapäeval ilmselt ei nõutud. Mul endal on samamoodi, miks ma küsisin, ongi see isiklik huvi, et kas oli nagu õige otsus, et ma panin samamoodi külmiku ja ahju kõrvuti, sest mul ei olnud muud võimalust, lihtsalt muidu oleks läinud ahi vastu seina ja siis ei pääse sinna ligi, eks ole. Ja siiamaani tundub, et ei ole nagu midagi probleemi. Ei tohiks olla küll see. Okei, aga räägime siis tegelikult sellest, mis on kõige tähtsam, ehk siis kuidas oma marju ja võib-olla liha pikalt hoida, ehk siis mis toimub sügavkülmiku maailmas, et sügavkülmik on 2 tüüpi, eks ole, on sahtlitega, on sellised kirstu või kastimoodi. Kastimoodi asjad on läbi aegade nagu sellised sügavkülmiku sünonüümid või inimene nagu vaatab peale, saab aru, see on sügavkülmik, aga sellised sahtlitega variandid on läinud järjest populaarsemaks, eks ole, eriti kui sul nagu korteris või majas on, et see kirst pannakse kuskile garaaži või panipaika ära enamasti ja siis selline tavalise külmkapi välimusega sügavkülmik jääb tuppa, on niimoodi. Jah, eks kirst ongi laiemalt levinud lahendus olnud kogu aeg. Ja need püstised versioonid sahtlitega on tulnud mitme viimase aastaga ja nüüd vastupidi siis populaarsemaks saanud, eriti inimestel, kellel ennem on kirst olnud. Ja miks väga lihtne lahendus kirstuga on see, et seal on ruumi küll väga palju sees, laod üksteise otsa asju, aga mõnikord leiad sealt ka 3 aasta vanused asju veel alt, kui põhjalikumalt kaevama hakkad või isegi vanemaid, et sahtliga kapil on võib-olla sul ülevaate hoidmine, sest kapist on lihtsam. Mugavam asju ka välja võtta. Kirjutad kas või panen sildi peale sahtlile, mul on siin ja väga headel nendel püstistel sügavkülmadel on veel see näiteks, et sahtlid saad vahetada omavahel, saad alt ülespoole tõsta, ülevalt allapoole tõsta. Näiteks sul on alumine sahtel on juba veel täis, ülemine tühjaks on, lihtsalt vahetad ringi, sa ei pea hakkama sisu ringi tõstma, sa lihtsalt võtad sahtli välja, tõstad üles ja siis ta on jälle sinule nii nagu näo kõrgusel, sa näed ilusti, mis seal sees on. Eks selle sisu haldamine on lihtsam. Põhimõttes muidu ei ole vahet, ju mõlemad teevad sulle seal vastavalt kapile kas -18, -24, kunagi olid ka natuke kõrgemad. Tänapäeval jälle see energiasääst seab sellised piirid ette, et üle -26 kraadina siis väga ei lähe. Kunagi ise olen täitsa testinud ühel kliendile -36 näiteks tegi liiber sisse kappi. Ehk siis kui sul on vaja kalatoodet säilitada alla 6 kuud umbes kodustes tingimustes, siis see temperatuur ei tohi olla alla -30 kraadi. Et seda pead siis teadma, see on üks väga süke oluline sellise inimesel, kes kalatooteid tahab säilitada, siis -30 kraadi on valdavalt see säilitustemperatuur. Tänapäeva kappidega juba väga keeruline. Ehk siis tihti on sügavkülmal ukse sees kuskil spikker ette nähtud, mis produkti võid kui kaua hoida, et siis on lihtne, et kui midagi teed, ise näiteks hoian kalafileed asju, käid kuskil kaugemal kalal, püüad kinni, lased vaakumisse
või puhastad, fileerid, paned vaakumisse, kirjutad kuupäeva peale ja siis tead, et võiks vähemalt selle aja jooksul võiksid selle ära uuesti tarbida. Just, et see on tegelikult asi, millele ma tahtsin jõuda, et kaks asja, et üks asi ongi see hea nipp, eks ole, et pane kuupäeva peale alati. Ja teine asi on see, et vaakumpakendamine, tegelikult Eveliga siin rääkisime natuke vaakumpakendajatest ka, aga on ju see, mis pikendab siis selle asja säilivust oma jagu. 2-3 korda. Just, et see on hästi oluline, et palju ilmselt ei tea seda, et vaakumpakenda tegelikult, kui sa tahad kaua säilitada, siis tasub ära. Ja on lisaks see, et ta vahest hoiab ka ruumi kokku, kui tõmbab nagu rohkem kokku, eks ole. No ja kui sa paned suvel nüüd marju, on ju, siis kiirkülmutus kindlasti. Et seda kasutada, et sa ei lae sinna soojust marjasid täis lihtsalt kõik sahtlid, on ju, et sa pead ikkagi lülitada enne selle kiirkülmutuse sisse. Et siis need marjad külmuvad sul kiiremini, vitamiinid säilivad, on ju. Ja see marja tekstuur jääb ka nagu normaalne, et ta ei jäätu seal niimoodi aeglaselt. Marja külmutamisel on üks väga hea trikk, muidugi natuke eeldab rohkem tööd, et kui on sügav külmas, üks näiteks riiul või sahtel on tühi, paned põhja näiteks küpsetuspaberi, kalla maasikad peale, terve ühe kihi külmutad läbi ja siis pane karpi ja külmutad edasi. Sul on hiljem on võimalik võtta karbist ükshaaval maasikad välja. Just, seda ma olen ka kuulnud, et pane ühesõnaga kestud aluse peale kuskil ühe kihi. Et saad läbi kiirkülmutades, nad külmuvad hästi kiiresti läbi sel juhul ja paned karpi, siis saad hiljem nagu ükshaaval saad midagi, ma tahad kas karneerida midagi, siis ei võta terve karpi välja igal juhul, sest külmutatud või sulatatud asja sa enam külmutada ei tohi enam. Just. Et siis sa saad ka ükshaaval välja võtta süke. Minul kiirkülmutust ei ole ja siis mina ikka peksan mingi noa ja kahvliga neid maasikaid seal lahtina, et selles mõttes ei ole väga tore lahendus. Hingad peale. Aga jah, see on nagu hästi oluline, et mida kiiremini toiduaine läbi külmub, seda rohkem ta vitamiini toiduainet säilitab, eks ole. See on, ja üldiselt on see, et päris paljud inimesed ütlevad, et nemad ei taha külmutatud toitust, see ei ole nagu samaväärnes tegelikult. Tippajal külmutatud toidus on rohkem toituaineid kui kuskil keldris seisnud toidus kohe nagu kõvasti rohkem toituaineid. Et see on nagu hästi oluline teada. Ainult siis sulatamine on seal juures vastupidi, et kiirem ei ole alati parem. Just, eriti lihatoodetel, et kõige parem on rahulik sulatus, et 2-3 päeva, kas või näiteks tavalise külmikusse pane, kui see nulltsooni pole, hoia võimalikult madalal riiulil, et ta rahulikult sulaks, et kui sul on muidugi vaja kohe teha, et sa tead, et võtad sügavamõnust takliha välja, sul on vaja täpselt poole tunni pärast, siis sa leiutad seal kiirsulatuslahendused, pole midagi teha, aga muidu külmuta kiiresti ja sulata aeglaselt. Just, väga hea selline tarkus. Mulle tundub, et ka sügavkülmad lähevad järjest rohkem jäävabaks, et vanasti nagu ei olnud olemas jäävaba eraldi sügavkülmikus, nüüd on neid nagu tekkinud päris palju. Ja see on ka väga küsitud teema alati sügavkülmal, sest kujutan ette, sul on püstine sügavkülmik, see on 185 senti kõrge, oled suvel olnud hoolas, oled külmutanud kõiki tüüpi asju, marju, ma ei tea, porgandit, ernest, ubaise ja siis nüüd aasta lõpus on sul korraks vaja ära sulatada, et suht mõeldamatu teema, et sa terve ilma teist külmikut kodus omamata või teist sügavkülmikut kodus omamata sa selle töö kuidagi tehtud saaksid, et lähed laenad naabri käest kappi vahepeal selleks, aga siinkohas on see ise hoolduv külmik on ikka väga-väga tänuväärt seade, nii et paned juhtme seina ja põhimõtteliselt sa unustad ta tööd. Tema on sinu jaoks ainult siuke abimees, et paned produktid sisse, võtad produktid välja ja muu peale sa rohkem mõtlema nagu ei pea. Et kui sa oled nagu temaga ümber käinud nii nagu vaja on, et kui sa tahad panna sisse 5 kilo marju, siis sa oled näiteks 24 tundi ennem seda sisse lülitanud tamal ka selle superfreeze lahenduse ehk kapp jahutab ennast maksimaalselt miinimumtemperatuurini, ehk siis jälle see termo ja see niiskuse šokk ei oleks temale jaoks nii suur ja hoiad seda superfreeziga pärast nende toodete sissepanemist seal sees ja siis targemad kapid oskavad selle ise õigel ajal ka välja lülitada uuesti. Jahekapil siis sama, et kui sa käitud kapiga õigesti, siis temale jääd sisse ei teki ja ta on oled sina tänulik ja on tema tänulik. Ja jäävabad kapid on enamasti ikkagi sellised sahtlitega, eks ole, mitte siis kirstud ei ole jäävabad, eks on kõik ikkagi tavaliselt klassikalised. Kirstud ei ole jah, sellised otsesed hooldevabad, nendele sellist ventilatsioonilahendust sisse ei tehta. Mis on võimatu ka vist, seal ei ole midagi võimalik läbi liikuda, kuna seda kihte asju on seal nii palju sees. Seetõttu on kirstud alati ka, need sügavkülm kirstud on ka seetõttu ju 2 korda soodsamad ikka, 2 isegi 3 korda soodsamad. Et kui see meie valikus vist kõige suurem Liiberi püstine sügavkülmik maksab kuskil 1200 €.
mahutab ta muidugi ka äkki 350 liitrit, umbes 350. Sügavkülm kirstu sa saad kätte 400-450 euroga ja mahutab kuskil 500-600 liitrit isegi. Aga just see hooldusvabadus ja see lihtsus, et mine pane kappi uks kinni ja unusta see teema selle, et sa ei pea tema see ongi ilmselt see valikukoha küsimus, eks ole, kui sa tahad, ma ei tea, keegi on jahimees ja toob suures kogus liha koju või siis tõesti on suur aed, kus kasvab piisavalt palju igasugust puu- ja köögivilju ja sa tahad neid säilitada siis pikemat aega, siis selline kirst kuskil garaažinurka sobib hästi ja kui sa tahad nagu tuua poest ja või siis väiksemas koguses maalt tuua ja linnas hoida ja siis toa piires on ikkagi selline sahtlitega võib-olla jäävaba sügavkülmik nagu kõige mõistlikum lahendus sellisel juhul. Ja. Just ongi vastavalt vajadusele, et kirstu ainus nagu probleem ongi, et siin inimeste käest küsides ka, et kes tuleb uut asja ostma, et mis ennem oli, et mis lahendus ennem oli ja kas olid rahul ja millega olid rahul või millega ei olnud rahul, siis kirstu puhul esimene asi alati, mis võib-olla miinusena välja tuuakse, ongi see, et sealt leiad lihtsalt vanu asju, et sa ei suuda seda nii-öelda ülevaadet, eriti kui see on kuskil mingi pisikeses väikses karbis kuskil teiste all, et mida suurem on see produkt või see toode, mida sa külmutada tahad, seda parem on seda kirstus hoida. Et siis sa lihtsalt teed suure luugi lahti, viskad sinna sisse, selle tuugi kinni ongi korras, et sellesse pühtisesse sügavkülma kasti selle mahutamine on jälle võib-olla natuke keerulisem. Nii et eks see valik peabki olema igal ühel vastavalt nendele põhivajadustele, et kas, kui palju, mida sa mingil hetkel teed. Ja linnatingimustes üsna tihti on ka see, et kirstu paigutamine on üsna keeruline, kuna sul peab olema selleks ikkagi ruum ja sinna peale sa midagi panna ei saa, siis see käib lahti ja nii edasi, et selles mõttes korteri või sellise linnamaja tingimustes tihti on selline klassikalise külmkapi suuruses või välimusega sügavkülmik mõistlikum lahendus, aga maal kuskil on ilmselt kirstu jaoks ruumi rohkem ja siis see on nagu võib-olla seal just nagu parem lahendus, eriti kui sul tõesti seal on suur aed, kus sa tahad värsked hästi kiirelt külmutada ja pärast neid kuskil siis säilitada. Aga räägime korraks ka enne lõppu läbi energia teema, et energiamärgistus on muutunud ja A-d on muutunud uuesti E-deks või midagi sellist, ehk siis tegelikult ei ole see juhtunud, et järsku on kõik külmkapid hakkavad 5 korda rohkem voolu võtma, vaid tegelikult kõik on sama, lihtsalt tähestad otsa lõikuseks või nii palju plussi tekkis juurde, et keegi saad enam aru, mis toimub ja siis tehti ringi. Eks need plussi oli tõesti juba seal A3 plussi -40. Ühesõnaga see energiasäästlikkus tootjate poole pealt jooksis nii palju kiiresti eest ära, et sellised seadusandlikud organid jõudnud järgi neile. Just see mõõtesüsteem lihtsalt oli niivõrd vana juba, et tõesti kuna kunagi ette antud A-klassist moodsad kapid olid juba seal, iga pluss andis sulle veel 10% juurde ja siis tehti sealt veel omakorda veel -30 ka siin otsa, et see number nägi nii kummaline välja, et eks siis eelmise aasta 1. märtsist siis hakkas toimima siis uus nii-öelda mõõtesüsteem, mida siis nagu kohandati siis nii-öelda ütleme siis karmimaks, ehk siis võeti uus standard või siis uus nii-öelda see mitte mõõtesüsteem, aga ikkagi mõõtesüsteem, mõõtmis need meetodid muutusid. Ehk siis endine see on väga küsitud süsteem või väga küsitud asi poodi tulles inimeste poolt, et milles asi, et A-klassi külmikuid kuskil enam ei näegi, siis tõesti endised need A3 plussiga kapid muutusid praegusel hetkel, äkki need on D-klassi kapid ja siis kes olid A2 plussiga, 1 plussiga, siis vastavalt siis D, E ja F-klassid, et kõik on asi kappidele sama, lihtsalt mõõtesüsteem natuke muutus, aga iseenesest on sama asi praegult, et kui sa tuled poodi ja näed, et sul on D-klassi kapp või E-klassi kapp, hinnavahe neil on tavaliselt sees, ehk siis mida energiasäästlikum, seda kallim ja ise saad teha nüüd selle kalkulatsiooni seal vahel. Praegu see kalkulatsioon on ju kõvasti muutunud, kuna energiahinnad nii palju kallimaks läinud. Vanast oli see, et kui see hinnavahe oli 50 €, see võib-olla ei tasunudki sul ära võtta säästlikum, siis tänapäeval tasub ära, kuna seda elekter on nii palju kallim. Jaa, ongi, võtadki selle enda jaoks, et näed, ma tahan kappi võib-olla hoida 10 aastat, võib-olla 12 aastat ja siis teed väga lihtsa arvutuse alguses, et kui suur see vahe on ja mis aja peale ta sulle sinu jaoks näiteks ära tasub. Tõenäoliselt on, et elektrihinnad tõusevad veel. Just võttes arvesse seda, et elektrihind ei lähe enam odavamaks, vaid läheb siis kallimaks, et siis mida parema energiaklassiga mudeli saad, seda rohkem sa lihtsalt hiljem hoiad kokku. Just, et ei tasu
ära ehmatada sellest, et kui 10 aastat tagasi ostsin A-klassi kappi ja nüüd ma näen, et on E-klassi kapp, siis ei võta kõvasti rohkem poole või tõenäoliselt võtab kõvasti vähem poole. Võib vähem võtta tegelikult kui kunagine A-klassi kapp tõesti. Just. Ja see energiamärgistuse vahe on tegelikult sarnane automaailmaga, et kui 10 aastat tagasi auto sai 5 tärni ohutuse eest, siis tänapäeval saab sama auto 2 tärni, sest et näiteks tal ei ole automaatselt pidurdus, kui jalakäija ette satub, eks ole, sellised asjad, mida ta hoopis teisi asju arvestatakse. Annab gaasi. Just. Aga autokülmikutest me tegelikult siin mõni aeg tagasi alles rääkisime, et nende peale me pikalt ei peatu, et võib-olla kordaks üle, et on kaks erinevat tüüpi autokülmikud, ühed on sellised lihtsad, mis on mõeldudki kiireks jahutamiseks või selles nagu korraks kaasa võtta ja ta jahutab siis natukene alla ümbritseva temperatuuri, eks 10, 15, 20 kraadi palju seda on. Jah, niisugused jahe kastid, et kuhu sa tegelikult siis ka jäätist ei vea ja kuhu ideaalis sa peaksid sisse panema ka juba eelnevalt jahutatud tooted, ehk siis see, et siis ta suudaks jahutada. Näiteks, et kui sa võtad sooja purgi jooki mingisugust, vahet pole, ja paned selle sooja sellesse nii-öelda jahekappi või siis sellesse kaasaskantavasse, siis ta tuleb väga tihti sealt ka soojalt välja, kui see jahutusaeg ei ole väga pikk. Et kui sa võtad siit, sõidad tund aega kuskile randa või natukene vähem ja lähed sinna, siis tegelikult see jook on ikkagi veel soe. Et on mõeldud selliseks nagu temperatuuri võib-olla selliseks säilitamiseks. Ja need suured kapid, kus on ikkagi päris kompressor sees, temana sa paned peale, seal sõltub nüüd kapist, mõni võimaldab ka miinusesse minna, paned peale +2 kraadi ja ta sul reaalselt hoiabki see +2 kraadi juures. Just, ja nüüd on ju Dometicul on ikkagi nagu väga vinged autokülmikud, mis teevad nagu igasugused asju, et hoiavad sul, ma ei tea, vist miinuses ka lausa kohati või? Jaa, ma olen sellist kappi ise kasutanud olen juba mitu aastat ja eriti just nii-edel kalal käies, et lähed kalale kuskile kaugemale, on see siis Soomes, on see Rootsis, võtad oma toiduained kaasa sinna, hoiad asja ilusti seal +2, +3 kraadi juures, jõuad kohale, tõstad külmkappi ära, siis paned sellele kaasaskantavale külmikule, paned peale kraadid -15, -18, jääb ta sulle kuhugi nurka sinna tiksuma ja siis kui jälle nii-öelda see mere pealt tulev produkt hakkab valmis saama, selle paned rahulikult sinna sügavkülma, külmutad läbi ja pärast viskad selle kogu kastiga täiega auto peale ja tuled siia, nii et ja saad oma tavasügavkülma uuesti ringi tõsta, nii et sul vahepeal sellega midagi selle ei juhtu. Sest ja neil on siis olemas nii standardne auto 12 voldi toide kui ka 220 voldi toide, eks ole. Ja Dometicul on olemas ka üsna äge akupank, mis käib siis, on nii võimas, et toidab ära nii külmiku kui ka igasuguseid muid seadmeid, eks ole, mis 12 voldi pealt töötavad. Jah, just 12, 24, 220. Ja minu arust ma ei ole küll ise suur autoasjatundja, aga päris paljudel sellistel universaalidel ja suurematel autodel on ju ka nii-öelda pagasnikud või taga on olemas 12 voldi toide, mis siis, kuhu saadki selle Dometicu suure külmiku panna ja ta saab sealt poole. Just, selleks mõeldud ongi. Just, aga ma usun, et me saime külmikute koha pealt kõvasti targemaks ja loodetavasti saite teie ka. Siinkohal mina tänan saatekülalisi ja loomulikult mainin nagu ikka, et kui te tahate öelda meile, millest me võiksime siin saates rääkida või mis teemasid kajastada, siis alati võite meile kas kirjutada meie meiliaadressile, mis on saade@euronics.ee või jätta oma kommentaar meie Facebooki või Instagrami postituste alla ja me loeme ka neid ja võtame neid kõik arvesse. Meie täname kuulamast. Kena päeva! Aitäh!